Meri, kajakad. Küll on siin mõnus lesida. Kuule, vanaisa. Aga kuidas me üldse siia jõudsime? Kuidas me siia jõudsime? Jah, kuidas me siia jõudsime? Kuidas me siia jõudsime? Kuule, see on tõesti väga põnev. Alguses oli suur vesi. Ja siis hakkas vees elu tekkima. Ujus ja arenes kuni ühel ilusal päeval ronis ta veest välja kaldale. Ja kogu maa oli kaetud. Konnadega? Mitte konnadega, dinosaurustega. Dinosaurustest sai? Nad said kahjuks surma. Meteoriit võttis nendelt elu. Kõik said surma? Jah, kahjuks küll. Õudne. Aga pärast dinosauruseid tulid ahvid. Ahvid? Kuulge, see Toomas on täiesti alaarenenud. Alaarenenud? Ja kuidas me üldse siia saime? Me pidime ju arsti juurde minema. Arsti juurde muidugi. Ei no, seda ma imestasingi, et kuidas me siia sattusime. Muidugi! Isver, susver! Toomas! Lähme! Oi, kallis olu Jaan. Hakkame minema ruttu. Lähme. Eluslooduse arengupuu on pigem metafoor. Sellega seletatakse elavate ja väljasurnud liikide vahelisi seoseid. Kui mööda oksi tüve poole liikuda, jõutakse järjest kaugemate sugulasteni, sarnaselt sugupuule. Kõikidel organismidel on ühised eellased, kuni jõuame viimase teadaoleva ühise eellaseni. Idee pärineb 19. sajandi algusest, kuid kõige tuntum eluslooduse arengupuu kontseptsioon tuleneb Charles Darwinilt. Oma 1859. aastal avaldatud raamatus Liikide tekkimine kujutas ta abstraktset joonist, kus kõik liigid on omavahel läbi ühiste eellaste seotud. Tänapäeval nimetame me eluslooduse arengupuud fülogeneetiliseks puuks. Eluslooduse puu on hoolimata teaduse arengust jäänud väga olulisele kohale, et anda visuaalselt edasi korrapära eluslooduses. See lihtne visuaalne metafoor aitab mõista midagi, mis on üheaegselt väga keeruline ja väga lihtne. Kõik elusloodus on omavahel seotud.